Kutsad pidid alles kella 12 saabuma, aga põnnid ei mallanud oodata. Nad tõttasid juba varakult õue karvaste sõprade saabumist passima. Päris ehtsaid vetelpääste koeri ju iga päev ei näe. Aeg muudkui venis, aga lõpuks nad tulid. Igale masinale joosti kiiruga vastu, hing ihaldas ju oma silmaga näha, milline koerahiiglane ühest või teisest masinast välja astub. On sul mingisugune lemmiktõuka olemas või veel ei ole? Ei ole veel. Ei ole veel. Meeldivad kõik, jah? Ma ei tea, mitte päris kõik kindlasti. Mis koerad sulle ei meeldi? Ma ei tea, väiksed kindlasti, mingid taksid või siuksed. Nähvitsad, niisugused väiksed rotid ei meeldi? Koera elu on ikka päris hea. Naudi kõik sügavad, on ju? On jaa. Ja mingit muret ei ole. Ei pea tööl käima, ei ole vaja makse maksta. Seda rõõmu ja lusti, mis ainuüksi kutsadega ringi jooksmine pakkus. Kelgusõitmine oli aga juba klass omaette. See pani põnnide silmad tõsiselt särama. Ma tagasi tulin siis nagu onu piduras, oli iduras, siis tuli teine hääl. Hääl oli, aga muidu meeldis, jah? Ja. Nendega saab mängida ja... Ei karda seda koera? Ei. Te üldse ei ole hirmud, on ju veel vaata suurem kui sina. Ei ole hirmud. Oled sa juba kelgaga sõitnud? Ei ole, veel mitte. Ootad, lähed? Ma ei tea, siis kui saab, siis küll. Oled sa varem ka sõitnud koerarakendega või ei ole? Ei ole. Varem küll mitte. Kui koerad ei näidanud mingeid väsimuse märke, siis kelgu ees jooksvatel peremeestel olid keeled küll vesti peal. Ega ei saa koera alahinnata. Meil on ikka mõlemal keel vestil. Oled sa varem kõnnukast üritust teinud? Siin ei ole, aga kodukandis oma lastega ikka käime kelguga sõitmas. Mis on see, mis ajab ühe terve täiskasvanud mehe välja keset lund koeraga jooksma? Ilus ilm. Tahtmine jagada seda teistega, mida endal on piisavalt. Toreda mõtte peale SOS lastekülla koos koertega külla tulla tulid Newfoundlandi koerte ja Lanseeride tõuühingu inimesed. Kuna nendel lastel siin ilmselt kodus ei ole koeri, siis arvasime, et oleks vahva neile pakkuda selline tore üritus ja lasta koertega lihtsalt sõbruneda, mängida, kelgutada, mida iganes, et lapsed ei kardaks koeri. Paljud televaatajad mõtlevad seda põnnide hullamist nähes, et appikene. Nüüd on kindlasti kuri karjas, kui vasikasuurused koerad lastega mürama hakkavad. Sest olgem ausad, nii mõnelegi naisele tundus vasikasuuruse koera ohjeldamine üle jõu käivat. Tundub, et suisa tõkkis kingi on vaja, jah? Jah, praegu oleks küll vaja, sest et nii kui ta jooksu tahab panna, siis mina lohisen järgi, sest ta kaalult on nagu minust natuke raskem. Nii et suht füüsiliselt juba raskem hoida, jah. Aga naine saab taga hakkama küll? Saab muidugi, sest ta on lihtsalt iseloomult nii hea koer, et ta kuuletub väga hästi, kui talle öelda ja teda korrale kutsuda. Vaatamata hirmuäratavale suurusele pole aga vetelpääste koerad inimesele siiski ohtlikud. Suured ja läbinisti heatahtlikud lonturused olevat suisa maailma parimad lapsehoidjad. Vähemalt nii väidavad nende omanikud. Need on niivõrd sõbralikud koerad. Eriti ma oskan nagu rohkem öelda oma Newfoundlandi kohta, et need on väga sõbralikud, väga rahulikud. Võib-olla Leonbergerid ja Lanserid on natukene temperamentsemad, aga nad on kõik väga sõbralikud, väga head perekoerad. Newfound täielik flegma, siin ei ole kahtlustki, jah? Ei, ta ei ole üldiselt täielik flegma, tähendab minul see koer on küll selline hästi rahulik, et teised koerad mul mustad ei ole nii rahulikud. Suuri koeri nähes olid lastekülla kasvatajad siiski veidikene murelikud. Mul alguses oli natuke, aga ma rääkisin korraldajatega läbi ja nad kinnitasid, et koerad on hea südamlikud. Jah, ja muidu hoian silma peal. No, väike ärevus on ikka hinges. No, võib-olla natukene. Tegelikult polnud see vetelpääste koertele teps mitte esimene külaskäik laste juurde. Ei, me oleme juba siin aastaid käinud.
vaimsete puuetega lasteüritustel, Pimedate koolis, nad on nagu teraapiakoerad, need teemegi nagu koostööd selle teraapiakoerte ühinguga. No teraapia, kuidas tulemused tunduvad, mõjub ka siis lastele see koera kohale viimine? Oi, lastele meeldib see väga, seal neil läheb kakluseks, kes saab koera jalutada ja kallistada ja mida iganes, aga Newfa on hea tõuk, niisugune rahulik. Aga muidugi me käime seal ka valitud koertega, et siin niisugused vaimsete puuetega laste üritused, seal peab väga täpselt vaatama, et see koer oleks ka selleks valmis. Laste lemmikuks osutus pikk puust kelk. Sinna mahtus korraga palju rahvast peale ja mõistagi on ju seltsis palju segasem mürgeldada. Päev läks igati korda. Kahtlejate kiuste keegi viga ei saanud. Ühtki last hiiglaskoerad nahka ei pistnud ja ka kõik kutsad jäid kenasti ellu. Üksmeelselt leiti, et oli üks paganama vahva talvepäev. Oleks vaid selliseid rohkem.